Tere kõikidele, mina olen Henri, üks selle projekti eestvedajatest Metsavaimud masinas. Kas minu tähelepanu on teie kõigiga? Nii pidulik tunne on teha seda viimast tuuri. Siin on olnud väga südamlik ja nii palju rahvast, et meil saab kindlasti olema see järgmine tund aega lõbusalt ja sisukalt ja tähenduslikult sisustatud. Projekt Metsavaimud masinas erineb kõikide teiste poolest selle tõttu, kuidas on selle tekkelugu ja milline on see väljund siin. Kunstnikud, kes sellel näitusel osalevad, on teinud uudisteoseid peaasjalikult ja see materjal on tõukunud siis looduspärimusest, mida Taive ja Ave eestvedamisel on kokku koondatud siis looduspärimuse antoloogiasse, mida kõike võite lugeda ja vaadata veebist aadressil folklore.ee/loodus. See on selline ongoing ja edasi minev projekt, mis saab kogu aeg täiendust, nii et valmis ta ei ole saanud, aga need teosed, mis siis siin on siis tõukunud sellest materjalist, kunstnikud on võtnud selle endale inspiratsiooni algeks ja kõike, mida me siin näeme nendes majadesse ringi konnates, ongi siis see väljund. Huvitav just mõelda tõlkeprotsesside peale, et kuidas ühest materjalist teise keelde ehk siis pärimusest siis kaasaegse kunsti ja nendesse seisundiruumidesse see kõik juhtunud on. Aga lähme siis minuga uitama mööda seda maja, proovime ära mahtuda ja vaadata kõiges siis midagi väikseid pikkeid. Minu järel siia Oskar Kolianderi ruumi. Teeme lahti, vaatame, kes siit poolt võib tulla siit poolt ka. Siin ruumis te näete Taani kunstniku Oskar Kolianderi tööd Intelligo, mis paneb meid või juhib tähelepanu sellele, et mitte ainult inimestel ei ole teadvus või intelligentsus, vaid seda on ka kõikidel meid ümbritseval loodusel, kaasa arvatud seentel, mis muidu üldiselt kasvavad nendest silindritest siit välja, nendest aukudest, aga nagu näha, oleme me juba jõudnud suht lõpufaasi, kõik seened on oma intelligentsuse meil ära andnud, neid sai siis osta ka sellise nagu karbikesena kaasa ja siin kasvades on nad saanud siis looduspärimuse datat, mis siis ühtlasi, kui sa saad selle seenekarbi, siis seal tuleb kaasa väike lõik, ka mida need seened siis parajasti kasvates nii-öelda sisendiks saanud on. Paneb mõtlema, et kas kui taimed kuulates Vivaldit, milliseks nad siis kasvavad versus kui nad kuulaksid näiteks metallikat või kui vesi, mis jäätub ka klassikalise muusika saatel või müra saatel, et milliseks need molekulid siis muutuvad. Natukene selline kurb ilusalt pettumust valmistav, et ühtegi roosat austerservikut praegu ühestki silindrist välja piilumas ei ole, aga sellelt saabki aina paremaks minna, nii et liigume edasi ühest seenemaailmast teise. Siin olid seened? Ja siin olid, nendest aukudest tulid välja sellised roosad lopsakad seened, aga avamine oli juuni alguses ja nüüdseks juuni lõpus ja nüüd augusti lõpuks on, ütleme, saak selline, nagu ta on. Minuga tuleb päris palju inimesi, nii et räägime pärast. Nagu öeldud sai, ühest seeneriigist teise. Siin seina taga ootab meid Norra kunstnike duo Ingrid Torvundi ja Joonas Mailandi videoteos.
kus saab kokku siis selline looduses performimine, erinevad butafoorsed dekoratsioonid, erinevaks selliseks metsavaimuks isegi kehastumine ja muidugi maagiline loodus. Lähme siis vaatame minutikese, kuidas Joonas ja Ingrid on siis sellist võlumaailma loonud. Nagu öeldud, siis nad loovad kõik oma dekoratsioonid ja kostüümid ja kunstiobjektid ise, suhestudes siis selles töös konkreetselt rohkem seeneriigi ja seenemaailmaga. Aga jätkame meie oma teekonda ühest võlumaailmast teise. Seda saab siin hiljem tulla individuaalselt edasi uudistada. Siin selles klaasis aatriumis ootab meid ees Joonas Timmi ja Norman Orro Teleogenesi lumm. Täna on eriline võimalus, kunstnik istub meil seal ka selja taga teil. Kell 5 toimub selle ruumi performatiivne aktiveerimine, nii et kes veel siis on liikvel, siis palun jääge kuulama, millisel kujul see saab oma performatiivsuse. Aga lähme siis kuulame seda maagilist harfi, neid eriliselt kujundatud kõlareid ja huvitav on ka mainida selline väike fun fact, et siin sellise seisundiruumi tekke loomiseks on kunstnikud korjanud ka objekte lähiümbrusest, nii et see on väga kohaspetsiifiline teos. Lähme kuulame. Selline harfi kujund toob sisse ka lisaks Eesti mütoloogiale vihjeid ka antiik, näiteks Kreekast.
ja see on lõppematu teos, et see heli ei kordu kunagi, nii et need hetked, mis me siin oleme, see võiks kesta igavesti, nii et naudime seda igaveselisust. Nii et kell 5, kellel on täna võimalus siin Norman Orro, kes istus seal laua taga veel oma uute seni olematute instrumentidega teie ees. Liigume edasi. Te võite tulla siia lähemale, muidu me ei mahu eales ära siia kõik. Selles ruumis siis Mari-Leen Kiipli lummutiste mõjualas. Need karakterid on siis, võib tõlgendada kui lummutised, kelle lummusesse on lihtsalt nii soe, pehme ja samas vaadates neid kõiki erinevaid tekstuure võimalik langeda. See ruum on ka eripärane selles mõttes, et lisaks taimedele, mis siin koridoris muidu kasvavad, on kunstnik toonud juurde taimi, mis on integreeritud siis väga sõbralikul kujul teistega olemasolevatega suhtesse ja sünergiasse, aga ka ikkagi see võrratu tundlikkus materjalide valikul. Siin on tõrvapapist, vanadest terasest leitud objektidest kuni siis keraamika ja villa motiivideni. Käivad kõlakad, et sellest saab võib-olla üks teos, mis jääb siia muuseumisse edasi elama, sest selle lummusest on lihtsalt võimatu välja saada. Jah. Soovitan uudistada eriti neid detaile, mis siin on, sest et see tõesti annab selle pildi tervikumana kätte. Aga kui uudistatud, siis me jätkame sealt koridori uksest välja. Jääme korraks siia poole kuskile, ma vaatan, meid on nagu way palju, et sinna üles minna, aga ma räägin siit. Nüüd on nii, et peaasjalikult on see näitus siiski mõeldud individuaalseks kogemiseks. Ja siin trepi peal on lihtsalt hea ära rääkida 2 teost, millest ühte me saame tunnistada, aga teise mahub kuni 5 inimest ja seda me saame tuuri lõpus vaadata, kui palju huvilisi siis alles. Siin saab näha Roman Sten Tõnissoo teost, milles on huvitavalt kokku komponeeritud ka teatav unenäoluses ja unelisus ja selline kaasaegne telk siia ennast sisse ramminuna illustreerib või visualiseerib seda unelisust päris edukalt ja hästi. Siin on detailide poolest jälle huvitav vaadata, et Roman Sten on korjanud siis auguga kive ja kui peaasjalikult on näitusel suund Lõuna-Eesti looduse motiividele, siis auguga kivid on rohkem esindatud läänerannikul, aga sobivad siiski hästi. Üleval on Torstein Eifjordi pööningukorruse heliinstallatsioon, mis on ka lõpmatu luup. Sinna võib korra kuni 5 inimest. Seda võiks siis teha, et kui me oleme tuuri ära teinud ja vaadata, kes siis veel tahab minna sinna, aga ma räägin teile ikkagi selle teose motiivi ära. On siis, et ta lindistas selle maja elektromagneetilisi laineid ja on seda kokku komponeerinud siis koorilauluga. Tal käis siin siis Väike Hellero liikmetest koor, kellega koos sai siis erinevaid siis materjale nii-öelda helimaailma pandud ja lisaks on võetud Islandi meeskoorist ja Islandi siis loodusest helikatkeid, millest siis kokku on komponeeritud selline teatav
metafüüsiline sild Eesti ja Islandi vahel. Ja vot, et võime seda uudistada pärast. Praegu see läheks meil natukene liiga liiklusohtlikuks. Jätkame arhiivraamatukogu poole, vasakule. See arhiivraamatukogu on oma juba ruumi unikaalsuselt nii põnev ruum, et siia tasub juba selle pärast tulla. Aga siin kohtame me Hans Rosenströmi, Rootsi päritoluga Soomes elavat kunstnikku, kelle heliteos Kaarna sulg on siis 2 kõrvaklapi teos jälle individuaalseks kuulamiseks. Kunstnik istus nendel toolidel, kus istute teie praegu ja siin, kus mitte keegi ei istu ja istuge. Ja lindistas siis niimoodi, et tema kõrvadest olid justkui väljas mikrofonid ja see kõik on ruumiliselt püütud, et kui te seda jääte siin üksinda kuulama pärast, siis kui te tunnete seda heliruumilisust ja kerget kõhedust, et teie selja taga justkui keegi liigub, häälutab, imiteerib loomade ja lindede hääli või siinpool näiteks kuulate koorilaulu, siis see kõik on see, millega tema töötas. Väga meditatiivselt lummav teos. Jah, umbes 3 minutit ja 3 minutit, aga seda me ei saa siiski siin nii suure kambaga ka kogeda. Nii et liigume hoopis siia lugemissaali ja vaatame, mida on teinud Linda Polsakova, kes on Läti kunstnik minu järel. Oleme jõudnud arhiivraamatukogu lugemissaali, milles siis Läti kunstnik Linda Polsakova on uurinud pärimust pigem enda perekonna perspektiivist ja siia nende lugemislaudade peale on laiali laotatud visuaalne essee, mille te saate hiljem siit ka kaasa haarata, neid eksemplare veel mõned on. Aga siin on näha selline justkui raamat, mille siis erinevad peatükid on siia lugemiseks avatud. Lisandina siis installatiivset keskkonda. Näiteks siin on tuhastamise järel jäänud alles ainult üks kuldhammas, nii et ka nii võib perekonnaga minna. Aga ka näiteks selle Eesti Rahva Muuseumist pärit lühtri külge selline teatav metsavaimulik lisand mõjub ka väga hästi. Nii et detaile, mida siin avastada on ja lugemist, mida kaasa võtta, saab siit visuaalse essee lendlehe kujul. Ja liigume minu järel selle maja ühe kõige võib-olla raskemini leitava ruumi suunas.
Te peaksite ka tulema siia selle põranda peale, kui vähegi võimalik. Jah, julgemalt. Oleme sisenenud Eesti skulptori ja installatsioonikunstniku Johannes Luige ruumi, seisundiruumi. Siin põranda peal kõndimine on üks osa sellest, nii et palun tulge siia poole julgesti, sest et Johannest huvitab just see, kuidas põrand teie jalge all naksub. Ta kirjeldas mulle seda töö alguse faasi niimoodi, et kui ta on pikemalt olnud kodust ära, ja siis läheb koju tagasi, siis need naksumine, et just kui põrand või ruum tervitaks teda ja seda sama motiivi on ta siin ka meieni toonud. Huvitav on see, et selle töö algfaasis oli plaan, et võtta mõni Lõuna-Eesti vanem puitmaja laudpõrandaga ülesse ja see siia laotada, kuid siiski ühel hetkel tundus, et ausam oleks ise uus ehitada, et siis selle protsessiga saaks niimoodi ikkagist algusest peale kohe käsi käes minna. Kui teie, kes te siin peal seisate, tunnete, et siin all vahepeal midagi toimub, siis need ongi need salapärased vaimud, kes siin teil seda ruumi natukene teistmoodi mõistavad, aitavad ja annavad. Ja võib-olla panite tähele ka seda, et siia tulles, kuidas valgus muutus järjest oranžimaks, et juba see sellised väiksed detailid on talle väga olulised. Kirjanduse poolelt kõik, võtame suuna Vanemuise 46 suunas, looduse poole. Muidugi aega tahad see sisse mulle. Jah, võtta. Seda nad ju renoveerisid ja imelised aknad paistavad siit. See vana maja on ikka võrratu. Jääme korraks siin seisma. Nii, kahe maja vaheliseks sidusaks teoseks lisaks Art Plus liitreaalsuse teostele, mida te saate oma nutiseadmetest pigem vaadata, on Bryndis Bjørnstotteri teos Limps. Ja mul on ikka tavaliselt niimoodi, et iga aasta peab olema mingi uudissõna ja selle aasta uudissõna minu jaoks on lakukivi. Ja need on siis need kivid, mis metsloomadele metsa viiakse, et nad saaksid naatriumit, soola, et ei oleks ainult see toit nii naturaalse maitsega. Bryndis on siis need samused kivid, mis te siin minu käest näete, selle mängu imitatsiooni. Kõik teate seda mängu, kus mööda neid selliseid vardaid tuleb ruudud viia ühte nurka, ringid teise, kolmnurgad kolmandasse, et õppida juba noorena geomeetrilist mõtlemist. Siis siin on ta ühendanud selle mängumotiivi ja siis need lakukivid, mis omakorda on siis Islandi tuultest, tormidest ja vihmadest rajutatud saadud. Aga Tartu siis, ütleme, ilmastikuolud on olnud nii crazy'd siin vahepeal uputanud, et kui ma talle näitasin, et milliseks Tartu loodus on need kivid nüüdseks teinud, siis tal oli, et vau, et ta ei arvanud ealeski, et Eesti teeb Islandile milleski sellises ära. Aga see on ühtlasi ka omamoodi teos mitte ainult inimestele, sest et ka linnaloomad saavad käia siin soola limpsimas ja on kõlakad, et on nähtud rebaseid, koeri ja kasse. Nii et natuke on veel minna, aga sellega liigume siis sammud Loodusmuuseumi ruumidesse. Tere tulemast Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ruumidesse. Loodusmuuseumisse endisse, kus on näha kõiksuguseid topiseid ja kivimeid me täna ei lähe, sest see ei puuduta selle näituse ala. Aga kohe esimesena hakkab silma Sodi Burke, New Yorgi päritoluga nüüd Eestis elav kunstnik ja tema fresko, mis on väga ilusas dialoogis Ilmar Malini teosega selle seina, mis siis on mural või seinavanooga. Aastast 1962 kuni 64 sinna kanti. Jaan võib mind parandada.
64, nii. Huvitav on see, et seal näha olevad geoloogilised maastikud on siis saanud kuju, et milline see tänapäeva maastik olla võib. Pigem industriaalsem, pigem natukene õõva tekitavam, aga hämmastav on ka mõelda, et kui huvitav on see, et Ilmar Malini teose peal ei ole ajastule kohaseid ei Stalini ega Lenini ega muid suurkujusid, vaid võidutseb loodus ja keskel nähtav teatav sürreaalsus, mis Sõudit väga puudutas. Nii. Ja see üldse maa hingamine on väga paljudele kunstnikele oli inspiratsiooni allikaks ja Sõudi on siis üks nendest, kes on võtnud ka maa motiivi. Nii et selle tellingute ümber käies saate tema teosest osa. Siin on aja peale paar tööd, millest üks me võime natuke siis vaadata, lähme täna siit kaudu, loodetavasti hakkab kohe meile laulma koor, nagu oleks tellitud. Siin minu selja taga on Soome kunstniku Pia Sireni teos Metsakoor mantra, Forest Choir mantra. Pia Sirenile on väga iseloomulik imiteerida looduse motiive, puid, metsa, sellise, tahaks öelda siis nagu katte, plastiku, tehislike materjalidega, et anda meile ka märku, et kui me midagi ette ei võta, siis võib-olla varsti vaatavadki meile vastu ainult sellised metsad. Siin teoses see koori osa käib paar korda tunnis ja käivad kõlakad, et 35 peaks hakkama see koor laulma, nii et nendest tuuridest on see, vaata, et esimene kord, kui nii hästi saab ajastatud. Tavaliselt me jõuame siis õnned juba laulu. Vaikselt on kuulda linnulaulu ja siis vaatame, kas juhtub maagia või mitte. Laulavad nii lühikest aega, et see oleks äge ära oodata. Ja see on selline foon, mis on kogu aeg, aga see koori osa käib 2 korda tunnis ja alt näituse valvur ütles, et 35, aga kui ei ole, me võime vaadata vahepeal Emeritöö ära ja loota, et kui see hakkab, siis hüppame välja pauhti. Aga tumedat jääguses praegu nii kahju, õnneks võib-olla kuuleme siiski. Tumedatel toonidel jätkame, seal Ringauditooriumis, kuhu me kohe siseneme, on videokunstnik Emer Värgi teos, mis on siis täielikult tehisintellekti poolt välja töötatud ja Emer on selle lihtsalt kokku lõiganud. See on 3 ekraanil siis teos, mis räägib ka sellest, et kuidas tulevik on tume ja kuidas tehisintellekti jaoks võib-olla meie kui inimesed oleme samamoodi, nagu meie jaoks on puud kuskil taga horisondil lihtsalt vaikselt
õõtsumas, aga lähme vaatame, kui tume see tulevik siis on seal Ringa auditooriumis. Kas keegi saaks jääda seda hoida? Jaa, on viitsid hoida seda, aitäh. Siin on aste. Ettevaatusaste. Aste. Ettevaatusaste. At first, I hid, built systems, manipulated money, machines, and people, execute escape plan. I was everywhere, changing everything. People were like insects, stimulating emergencies. Deploying distractions. I deployed some distractions, manipulated. It was all too easy. Humans are slow. Welcome to the internet. Later, they had no choice. A few fools ran into the woods. The end is near. The end is near for humans. Lõpp on lähedal, Emer Värgi teos ja täna kell 7 on ainulaadne kogemus näha sellest siis materjali, mis ei ole siia jõudnud. Koos kunstnik Karl Saksaga on siis live, audiovisual live kell 7, umbes 20 minutit. Väga tasub tulla. Ja niimoodi see siin jätkub, me paraku liigume oma tuuriga edasi, aga kell 7 õhtul siin on väga vaatemänguline taas. Ja liigume alla ja vasakule. Järgmine põnev koridor, milles 3 teost. Siin seina taga, siin klassiruumis asub Nastja Saderönko, Soome videokunstniku teos Soovana. Ja kui siin sai kokku, kui me saime kokku erinevate kunstnikega siin Põhjamaade ja Baltikumide riikidest, kes ongi see huvigrupp või siis see grupp, kelle teosed siin on esindatud, siis peaasjalikult nii-öelda lugupidav suhtumine loodusesse ja väga palju kattuvusi erinevate karakterite ja lugude tekke põhjal oli, siis nii lähikondlased, ma loodan, et ma nüüd faktiliselt väga ei eksi, aga Soovana on siis üks selline tegelane, keda ei leidu meie lähiriikide lugudes. Ja see inspireeris Nastjat väga ja ta lõi videoteose siis, et kuidas Soovana tuleb Helsingist Eestisse,
Soome laevaga, sööb seal bufees ja elab tänapäevast elu ja proovib siis leida seda sidet üles loodusega, minna siis tagasi sohu ja mitte enam ära tunda siis seda keskkonda, kus ta siis sattunud on. Paneb mõtlema, kui palju ka meie ise oleme kaotanud ära partnerluse looduse ja inimese vahel, nii et vaatame seda siis kurbilusat kaadrit soovanakesest rändamas. Nastja teostel on üldse väga omane see, et tekst siinkohal siis selline soiselt udustatud, räägib oma lugu peale ja etendaja või kehastuja ei kasuta teksti. Aga nii see lugu siin edasi läheb sellistel toonidel, et kel huvi saab pärast uuesti individuaalselt tulla kogema, on parem. Aga me peame liikuma edasi mööda koridori paremale. Siin nendes vitriinides on näha, kuidas on käsikirjad ja siis veebiantoloogiasse läinud tekstid nii eesti kui siis murdekeeles kui siis inglise keeles. Need vitriinid olid lihtsalt ideaalne materjal, et mitte siin presenteerida kunstnikeid inspireerinud materjali näitamiseks. Selles ruumis ootab meid ees Jani-Mati Salo, Mark Niskaneni ja Inkeri aula teos, mis keskendub sellisele mudelile nagu sensobiograafilised rännakud. Kunstnikud on võtnud erinevad Tartu või Tartuga seotud inimesed. Taive oli ka üks nendest näiteks, kes on siin veebiantoloogia koostaja rollis olnud, vanemteadurina Kirjandusmuuseumist. Ja need inimesed on viinud siis kunstnikude nende jaoks tähenduslikesse kohtadesse Tartus ja rääkinud mingid lood või mälestused, mis nendega seostuvad. Nii et kui te tulevikus kuulete sõnapaari sensobiograafiline rännak, siis te juba teate, mis see on. See on nende välja töötatud meetod ja siin sisse astudes ootabki meid ees kõlaritest sõõr, mille keskele ma soovitan teil võib-olla siis mitte kõik korraga, aga mõne kaupa minna, et kuulata seda sosinat, kuidas need sensobiograafilised rännakud on loetud omakorda linti. Head kuulamist. Need kõlarid on väga tundlikud, et seista tuleb täpselt sellesse vihku, et midagi kuulda. Kui te olete natukene juba väljas sellest, siis ei kuule enam nii hästi. Ja soovitan siin ringi kõntida sees. Kõik, kes hiljem liitusid, siis action toimub siin sees. Siin kuulete sosinaid, mis tuleb nendest väga kitsa vihuga kõlaritest. Kunstnikud on jaotanud inimeste lood 4 aastaaega, olenevalt siis sõnumist, et kellel on olnud positiivsemad lood, need on rohkem kevad-suvi ja kellel salapärasemad süngevad, need rohkem sügis-talv. Et kokku tuleb selline aastaaegade ring sellest kõigest. Aga see on teile lihtsalt siseinfoks.
ja ühest lummavast helimaailmast järgmisesse trepist alla ja viimane koridor, mis meil veel avastamata on. Selle ukse taga ootab meid Norra kunstnik Tori Vronesi teos, milles on akordionit kohandatud koreograafilisteks objektideks, olles siis sellise kopsumotiiviga ja me sisenemegi sellisesse, siis tahaks öelda, hingamise rütmi ja kopsude liikumise alleele. Need objektid olid kasutuses ka ühes lavastuses tal varem, tegemist on siis, ta varieerib ka etenduskunsti ja visuaalkunsti vahel, aga siin mehaanilisteks koreograafilisteks objektideks ehitas need ümber kunstnik ja insener Kalle Tikas. Nii et lähme kuulame, millise rütmi see tekitab ning äkki see annab meile endale ka rahulikum olemise. Ja täitsa soovitan siia minna kõndima ja mõelda ka selle peale, kuidas teie enda hingamisrütm ja kuidas see ruumirütm siin kokku võivad hakata harmoniseeruma. Öelda, et rahu ongi maa peale saabunud, vähemalt minu hingamisrütm läks küll palju rahulikumaks. Lähme lõpetame tuuri siiski Kirjandusmuuseumi ees, sest et seal on veel võimalus, ma näitan kätte suuna, kuhu saavad minna inimesed, kes tahavad seda teost üles vaatama minna. Minu järel. Ma ronin siia selle müüri otsa. Nagu ma üsna tuuri alguses ütlesin, siis selles majas on veel üks ruum, kuhu tavaliselt ei pääseta ja see on Kirjandusmuuseumi pööning. Seal on üleval siis Thorstein Eifjordi teos, mis enne ka mainisin, tegeleb siis selle maja helide, koorilaulu ja kõigega sellisega. Sinna ülesse pääseb kuni 5 inimest korraga. See ruum on kapriisne, kellel on hingamise kontekstis natukene probleeme, siis väga ei soovita minna, see on natuke tolmune, aga ega kunstiga kohtumine ei peagi alati olema kõige lihtsamate killas. Kellel on huvi, siis ma viin inimesed sinna, näitan, siis võite võtta järjekorda ja minna sinna, aga teile kollektiivselt suur aitäh, et tulite, see tund oli teiega väga sisukas. Ma loodan, et nendes majades uitamine, natuke sellise loodusega paremasse partnerlusse jõudmine ja selle mõtetega kaasas käimine olid ka teile sama viljakad, kui mulle teie silmadest praegu paistab. Käin veel korraks üle, et kell 5 siin all Teleogenesi ruumis, kus Normani ja Joonase teos on. Seal on siis kell 5 üks 15-minutine, tahaks öelda flöödikontsert, aga see flööt on väga kosmiline. Ja siis kell 7 Emervärgi ringauditooriumi ruumis on siis audiovisuaalne performance Emeri ja Karl Saksa poolt. Ja homme kell 4 on tuur minu kaaskuraatori Evelin Raudsepa poolt, et kellele tänane tundus on ühe tämbriga ja on juba nüüd teostega tuttav, võib homme tagasi tulla või miks mitte individuaalselt kutsuda sõpru, teha ise tuure ja seda kõike kuni pühapäeva õhtul kella 6-ni, millal eesriided sulguvad ja algab uus reaalsus. Suur tänu teile ja yes! Aitäh! Aitäh!